et annan mikrofoni. Nii ja teisiti. Ja. Tere kõigile, kes te olete siia kogunenud ja rõõm. Eelkõige saime juba natukene suitsurääbist nuusutada ja millest on ju siin juttu, et on vähe ja kallis ja nii edasi. Eks seegi tore ole. Et nüüd, millest ma rääkida tahan? Mul ei ole ju väga palju rääkida, mis puudutab kohalikku. Ega ei ole ka väga palju rääkida, ei tahaks, mida ma nii väga ei tea, mis puudutab siin kogu seda Peipsi ja Peipsi laevandust, sisejõgede laevandust, samamoodi ka neid sisemisi veeteid. Ja ega mul ei ole ka väga palju rääkida ka rannapunktide tuletunist, kuigi natuke on. Lõpupoole ühte-teist tuleb siiski. Aga mõtlesin, et räägin ühest sellisest härrasmehest nagu Armas Luigest. Et kellega on minul ja paljudel teistel oli õnn kokku puutuda siis, kui ma olin Meremuuseumis oma töid juba alustanud ja võib-olla selle üheks õigustuseks on ka see, et 83. aasta suvel, juba nii ammu, tegin ma koostöös Armas Luigega oma ühe esimese näituse ja see näitus oli Maailma tuletornidest. Ja sellest hetkest ja ajast ma mäletan Armas Luiget kui minu jaoks niisuguse tõsise Eesti-aegse härrasmehe võrdkujuna. Eks mul oli neid teisigi võtta, aga tema läks sinna ühte ritta väga paljude teistega, kes sobitusid sinna aega ehk siis Eesti Vabariik. Ja miks ka mitte, eks ta oli juba siis suhteliselt eakas. Mina olin noor ja lontu aga sain oma esimese näituse tegemise kooli, mis tähendab teha näitust ühe korraliku kollektsionääriga, kes oli oma teemadesse ehk siis tuletornidesse väga sügavalt sisse läinud ja sisse elanud. Ja mitte ainult kollektsionäär selles mõttes, et lihtsalt kogub seda teemat, mida ta tegi, aga kes oli oma kätega kümneid tuletorne Eestimaa randades ja saartel ehitanud. Aga sellest nüüd natukene järgnevalt. Ja natuke nüüd. Siin on tegelikult kaks härrasmeest. Üks on niisuguse mõtliku näoga, vaatab palelauda. Teine on paremas nurgas, on niisugune ulja olemisega, ümmarguste prillidega. Ja et vaatab seda maailma, et mis see maailm siis talle ka tulevikus toob. Ja nüüd, kui Armas Luige juurde tagasi minna, et eks see elusaatus oli talle nõksa keeruline, aga mitte ka väga. Tema isa rändas ju Eestimaalt välja 1905. aasta revolutsiooni järgselt ja läks Peterburi. Nii et Luige sündis 1910. aastal siis täpsemalt öeldes Vassili saarel 11. liini kolmekordses majas. Ja miks ta sinna läks, sest isa sai seal kiviraidurina tööd. Et ka tema vanaisa Mihkel oli selline kõva ehitusmees ja kes Tallinnas on käinud mööda ja teab praegu, kus on ajaloomuuseum ja Orlovi loss ja kunagine Suhkrube mägi, nagu see kutsuti, ja Maarjamäe, siis selle lossi aknaraamid enne kui nüüd hakkasid juba 80. aastatel esimesed renoveerimised seal pihta, olid siis tehtud Armas Luige vanaisa poolt. Nendest ei ole muidugi mälestust ega jälge, aga Luige on ise öelnud, Armas, et talle jäi sellest nii vanaisast kui ka isast jäid sisse selline kustumatu tunne, et nui neljaks minust peab saama ehitusinsener. Et see oligi jah, kõigepealt see kiviraidumine ja 1910 oli ta sündinud, 1910 ja ega nüüd ta väga ülemäära palju nendest esimestest noorusaastatest lapsepõlves Kroonlinnas ju ka palju ei mäletanud, aga hiljem ta ütles, et ta siiski tundis ära mõned majad, mida tema isa oli ehitanud ja isa tegeles just niisuguse kivi tahumise, kividekooriga, et oli niisugune mitte lihtsalt müürsepp, vaid oli niisugune peenem kiviraidur.
aga sellega juhtus see õnnetu asi, et ta isa sai tööõnnetuses surma kuskil, kui Armas Luige oli siis 3-aastane, 1913 ja siis nad natukene olid veel emaga seal ja siis 1916 pöördus ta tagasi Tallinna, said pisikese sugulaste juures väikese korteri ja siis 1916 siis ta siin elas ja 1918 läks Armas Luige siis esmakordselt ju kenasti kooli. Kõigepealt oli ta Tallinna Poeglaste gümnaasium, siis ta oli edasi lõpus, kui ta käis 11 aastat ühes koolis, siis vahepeal oli ta ka teine reaalkool, lõpuks oli tehnikagümnaasium. Nii et 11 aastat ühes koolis ja sai siis gümnaasiumi diplomi. Nii et järjepidev ta on öelnud seda, et kõik, tal oli koolis väga hea tehniline haridus ja kogu see tehniline pool. Aga mida ta natukene kahjatses, et tol ajal selles tehnikagümnaasiumis kõik, mis puudutas loodusteadusi ja bioloogiat ja linde ja loomi, et kõik see jäi nagu tahaplaanile, et neid teadmisi ta hakkas ta hiljem hoopiski elust ise kuidagi omandama. Aga nüüd, miks see on Ferdinand Adolf siin? On teada ju, et Ferdinand Adolf on insener, arhitekt ja kui Tallinnas ka ringi liikuda, on tal päris mitmeid maju, mis on tema tehtud nii Tallinnas kui ka Rakveres. Aga eelkõige sellepärast, et kui 1930. aastal oli minu teada, oli siis nagu võistlustööd ja siis ühte tuletonni projekti, siis Abruka tuletonni jaoks, siis Ferdinand Adolf oli, kes selle tuletonni minu arust selle projekti võistluse võitis. Ja ta oli ka samaaegselt oli ka Armas Luige õppejõud Tallinna selles tehnikakoolid, mitte see polütehnikum ja ennem seda, kus oli see TPI ja praegune TalTech, mitte seal. Aga ja siis kõik need, aga Ferdinand Adolf, kui ma tahtsin öelda, mis ta veel on projekteerinud, näiteks Eesti Panga hoone Tallinnas, samamoodi Rakveres pangahoone, kus oli Virumaa pank, ja siis neid hooneid, mis minule eriti meeldib Rakveres, mis on Ferdinand Adolfi projekteeritud, on näiteks Rakvere turuhoone. Et kui see käite Rakveres, siis vaadake, see on turuhoone, see on Ferdinand Adolfi projekteeritud ja siis seesama mees, kes tegi ka mõned tuletornide projektid. Ta elu oli suhteliselt lühikene, et minu arust ta 1938. aastal Šveitsis Davosis juba suri. Ja siin noor Armas Luige, siis see pilt on tõenäoliselt tehtud kuskil 1932 vast või nii. Ja see on tehtud siis, kui 32. aastal oli ta saanud siis Paralepa tuletorni ehituse juurde ja see metsane pilt siin on ja see on siin all on tegelikult näha, kus hakati ühte siis Paralepa ülemise tuletorni vundamenti rajama. Nii et see on sellest perioodist, kui ta päriselt alustas ja 32. ja hiljem juba 33. aastal lõi ta juba oma kuuemehelise niisuguse brigaadi, kus siis tavaliselt oligi 6 meest. Need olid kuskilt alati kas siis Saaremaalt, kuskilt Läänemaalt või Hiiumaalt pärit. Et kindel kaader, kellega nad siis sõitsid ümber Eesti ja ehitasid erinevaid tuletorne. Nii et see on. Ja siin on jällegi Armas Luige, see on hoopiski teine koht, see on Sõru ülemine tuletorn ja Sõru ülemise torni selle kupli taustal on niisugune vigurväntlik portree tehtud, nii et see, eks ta niisugune ontlik noor härrasmees ümmarguste prillidega oli. Nii et see. Ja nüüd natuke ka teile tuttavad tuletorn, aga siis ei saa ka ilma, et siin on kõigepealt jällegi oli siis Sõru ja siis on Nina ja Mehikoorma. Nii et need ja nii Nina kui Mehikoorma tuletornide juures oli siis Armas Luige tegev, ehk siis nende ehitaja. Nüüd päris, kui ta veel ei ehitanud, aga see on siis näitud ka vist 32. aasta kevadel, kui ta sattus siis Viirelaiu tuletorni ümberehitamise juurde. Ja kuidas niimoodi satutakse, et ega see ei olnud ju tal alguses ka päris teadlik valik, aga et kui ta
1929 lõpetas siis, sai gümnaasiumi tunnistuse, 1928 oli ta, kuna seal oli vaja siis, oli ta tahmis praktikal käia ja tegelikult see esimese praktika käigus sai ta siis võib-olla selle esimese niisuguse sädeme sisse, et tingimata peab nende tuletornidega edasi tegelema ja teda hiljem võeti ka siis Veeteede Valitsuse ehitusosakonda juba väga kenasti siis tööle praktika läbi viima ja hiljem vahepeal ta käis 10 kuud oli ka siis sõjaväeteenistuses ja kui ta sõjaväeteenistusest tagasi tuli, siis juba läkski siis töö tegelikult lahti päriselt 32 aasta kevadel. Nii et lihtsalt sellisest väiksest hobist ja huvist kasvas välja juba tõsisem kutse ja ega nüüd ei saa nüüd öelda, et Luige oleks tegelenud ainult tuletornidega, et see palett on nagu tunduvalt laiem, sest tema mingiks esimeseks huviks olid hoopiski raudbetoonsillad, mille juures ta toimetas ja samamoodi sadamaehitused, sest tol aastal olid väga paljud Eesti rannasadamate neid töid tehti hooajaringselt, kuigi sadamate puhul oli ju see, et Veeteede Valitsus tegi neid töid eelkõige rohkem talvisel hooajal, kui oli võimalik mõnda asja teha ka jää pealt. Nii et nende kärjekastide parandused, need tehti ikka talvisel ajal. Aga suvel toimetati siis tuletornidega ja põhimõtteliselt oli võimalik hooaja ehk suve jooksul põhimõtteliselt nagu 2 tuletorni püsti saada. Nad ei olnud ju väga kõrged, väga suured, suurematega läks rohkem aega. Aga võib arvata, et need olid õppinud mehed, töötempo oli kiire ja kui seda eest nüüd natuke siin veel, et see ehitamine käis ju selliselt, et see brigaad elas ja töötas üheskoos, nad sõitsid oma killavooriga kuskile sinna Eesti randa, kus oli määratud see tuletorn ehitada. Kui oli võimalik, läksid veoautoga, kui ei olnud võimalik, läksid mootorpaatidega võeti kogu see tehnika kaasa, ega tol aastal, mis seal oli, suuri segumasinaid ei olnud ikkagi labidad kirkad kirved, sinna juurde käisid ka siis šabloonid, mille järgi valati ja samamoodi ka siis sepatööoskused, mille järgi oli võimalik siis betoonkonstruktsiooni siis terasvõrku rajada. Nii et ja nende najal ja hiljem siis toodi ka, kui oli varustust vaja tuua, siis hiljem toodi see juba siis, kas siis võib-olla järgmise hooaja alguseks kohale oli siis latern või kõik need muud tehnilised seadmed. Nii et umbes niimoodi see toimetamine käis ja siin alumise pildil on näha siis, kui rannaoludes oli tsementi vaja, siis kusagil eemal oli suurem laev, siis suurema laeva pealt võeti see tsemenditünn väikse paadi peale. Väike paat sõitis randa ja tsemenditünnid on kusagil 90–100 kilo. Ja siis ühe tünni võeti siis mitme mehega tõsteti siis hobuvankri peale, mis oli vette aetud ja sellega siis vankriga mindi juba selle tuletorni ehituse juurde. Ja siin ja keskel on, mis ma paningi, et olid Manija tuletorn, et see Manija on tal mälestustes jäänud nagu kõige kesksemale kohale, kui hiljem on öeldud, et mis siis meelde jäi ja siis tegelikult see, et Manija oli siis päris esimene, kus ta algusest lõpuni üksi pulgi ühesõnaga toimetas ja tegi koos oma meestega. Ja sama brigaad jäi tööle mitmeteks aastateks, nii et toimusid väiksed vahetused, aga põhimõtteliselt olid nad nagu siis lendbrigaad, mida siis Veeteede Valitsuse egiidi all siis üle Eesti suunati. Ja töötsükkel oli selline, et kui ta suviti siis kevadest siis sügiseni ehitati, olid siis väljas, siis kogu see talvise perioodi, see oli siis põhiliselt niisugune kontoritöö, et siis tehti aruandeid, projekteeriti järgmise aasta, mis oli tarvis ehitada, mis oli plaanides tuletorne, tehti eelarvestusi ja kõik see oli üsna täpne. Ja see, kuna ma olen neid dokumente vaadanud, siis need tegelikult arvestati viimse sendini ja viimse poldini välja, mida järgmine aasta oli vaja, mida oli vaja kulutada, tehti täpselt ka eelarvestati. Ja lõpuks ma võin teile öelda ka, kui palju läks rannapungire tuletorn maksma. Nii, aga nüüd edasi. Siin on, panin lihtsalt tema töökaaslaste pilte, kuna meil on muuseumis tänuväärt album, ehk siis Armas Luige album on
mille ta meile siis jättis juba tegelikult enne oma siit ilmast lahkumist. Ja siin on siis tolleaegset Eesti siis Veeteede Valitsuse ehitusosakonna projekteerimisbüroo töötajad. Et need on, siin on ta koos majaka ehitajatega või tuletorni ehitajatega, teised on siis niisugused projekteerimisbüroo härrad ja daamid natuke ontlikumad ja et selline seltskond, nii et tänu nendele me omamegi siis Eestis neid ilusaid ja lihtsa ja sirge joonega tuletorne, mis meil on siin Eestimaa randades, saartel ja just need mehed-naised, kes sellega siis 30 aastat, terve selle 30 aastat perioodi toimetasid. Kõik need tehti just suhteliselt lühikese ajaga, need siis praktiliselt 10 aasta jooksul. Natukene veel niisuguseid olustikkupilte, et see on Viimsi ülem, kui keegi arvab, et tegelikult tuletornil ei ole sarikapidu, siis tegelikult ikka sarikapidu tehti, ikkagi pandi need pärg ja lipp ja ilusasti paika, nii nagu peab olema. Ja see peaks olema ka Viimsi tuletorni tegemise juurest ja all on siis näha niisugune, kui killavoor hakkas minema Tallinnast siis tolleaegse Veeteede Valitsuse peahoone juurest just Viimsi tuletorni ehitusele. Ja mis need suured on, need ongi need siis raudbetoon, siis betooni valamise vormid, mis selle veeauto peal on. Nii et need laaditi tuletornide töökojas peale ja sõit viiski siis Viimsisse. Nii et selline ja kes praeguseks on see maja muidugi alles, tundmatuseni ümber ehitatud ja seal paikneb siis praegu Tallinna Sadama administratsioon. Siis, nii et aga olemas ta on. Ümber ehitatud kõvasti ja samas, kui veel öelda, siis see on üks Tallinna Sadama siiani säilinud vanimaid ehitisi veel. Nii et ka juba väga varastel sadama plaanidel on seda hoonet näha. Nüüd on natukene ja just panin selle pildi siia, et kuna hetkel on ka käimas Keri tuletorni niisugused päästetööd ja rekonstrueerimine peale mitmeid aastaid ootamist ja finantseerimise ootust ja lõpuks on sinna siis nüüd natuke üle 2 miljoni euro raha leitud ja seda praegu just tehakse. Aga see pilt on aastast 1937, kui Luige esmakordselt oma brigaadiga ka siis seda pokaali alumist osa niimoodi üritas kokku tõmmata, et seal niisuguseid varinguid ei tekiks ja eks need no ütleme niimoodi, et eks neid tekkis ja nähtava. Nii et praeguses seisus loodetavasti Keri saab ikkagi nüüd tunduvalt paremaks, kui ta on olnud. Ja kõrval on Rukkirahu. See põhimõtteliselt Rukkirahu jäigi tema, see on 40 aasta sügisel sai valmis ja see jäigi viimaseks tuletorniks. Nii et enne seda seal on ka veel vana Rukkirahu torn ja mille kõrval siis veel oli ka jäämurde tasu ja siis mast, mida siis kasutab, kus oli mastikorv ja mis samamoodi oli, kus oli ka tuli. Aga nii et see Rukkirahu tehti siis nüüd kõige viimasena. Nüüd jällegi see on nüüd teile kõik siin meie natukene, mis meil Meremuuseumi ja siis ka veel minu arust oli ka Virumaa muuseumi kogudest väiksed pildid, mida on. Ega neid ütlen ausalt, et ju teil siin on neid rohkem muuseumite kogus, rannapunger ja siis tuletorni pilte üldse eriti väga palju ei ole. Nii et just varasemas perioodis, need, mis on tänapäeval tehtud mobiiliga, neid võib igaüks teha. Ja nüüd on üks asi, et hakkab niisuguse kurja kuulutamisega peale, et siis Riigikontrolli siis osakonna akt ja aruanne, mis puudutab just rannapunger ja tuletorni ehitamist. Ja ega siin nüüd midagi keerulist ei ole, sest tuletorni ehitati 34. aastal ja siis aga oli tava, et põhimõtteliselt Veeteede Valitsuse siis ehitusosakond koos siis veel mõnedate ekspertidega siis kui oli nad valmis saanud, sõitsid kõik need tuletornid läbi, mis käesoleva hooaja jooksul valmisid, koostasid akti, vaatasid üksipulgi üle, kellele kui palju oli midagi makstud. Vaatasid, kas kõik on tehtud nii nagu peab, paberite järgi ja projekti järgi ja siis kinnitasid aktiga, et see on nüüd tõepoolest see objekt on valmis. Ja sama tehti ka sadamate puhul, sest nagu ma ütlesin, et
Armas Luige 1, kus ta ka toimetas, oli, kui me tänapäeval vaatame niisugust sadamasilda, mis on isegi päris palju alles, kuigi nüüd on ümber ehitatud, on Orjaku sadam. Samamoodi ka Virtsu ja Rohuküla ja neid sadamaid on veel, kus tema käsi mängus oli, aga noh, võib-olla nähtavalt võib-olla Orjaku just kõige rohkem Hiiumaal. aga siin see on. Ja miks ma selle ta välja tõin siia, et peale selle, et see on siin teie tuletorn, aga selle komisjoni kuulus ka Armas Luige. nii et peale selle oli siin veel aurulaeva Uku kapten Kukk, siis oli sadamate, siis Peipsi sadamate kapten Rait Vatsel ja siis Armas Luige, kes siis koostas selle Rannapunger ja tuletorni siis sellise aruande ja siis kinnitas ära, et kõik on kirjas ja kõik on hästi tehtud ja see tehti juba natuke hiljem. See aruanne koostati siis 35. aasta 22. oktoobril või noh, 15. oktoober oli. Ja see tehti siis Tartus siis sisevete sadamate valitsuse hoones, mis paiknes Tartus Lodja tänaval. Kui ma nüüd teil praegu küsin, et kus oli Tartus Lodja tänav, nii et siis kes teab? Ei tea. Sadama juures või? Ei, Tartus. Ja Tartus, see on, kuna seda ongi raske praegu paika panna, sest Tartu kesklinn, Emajõe-äärne see osa, eelkõige see kant, mis hakkab pihta Taskust ja kus on see spa hotell, see on ju tegelikult puruks pommitatud sõja ajal. Nii et aga see Lodja tänav hakkas pihta sealt, kus on praegu Riia maantee ja siis Kalevi tänava ristumiskoht ja sealt läks alla siis Emajõe poole. Et see oli Lodja tänav ja seal oli siis Tartus oli siis ka siis selle sisevete kapteni kontor, nii et mida juhatas siis kapten Rait Vatsel. Nüüd ja noh, ja mis kõige lõpetuseks tuletorni maksumus oli siis 1476 krooni ja vist 76 senti või 16 senti. Nii et 1476 krooni on siis Rannapunger ja tuletorni maksumus. Jätke meelde või kirjutage üles. Mis see tänapäevases väärises on? No kui rohkem kui 10 korraga peab siis ikkagi korrutama, siis saaks nagu selle tänapäevase vääringu kätte. 1000 euroga saab kätte. Jah. No siin on, see pilt on teil ka seal ilusasti näitusel väljas, kenasti ühe kunstniku kujutis siis. Ja natukene veel, tegelikult paraegu on veel, siis nagu kellel meelde jäi, siis ega Armas Luige siin on mõningates Vikipeediates ja kõikides värkides on natukene läinud nagu sassi, et ta oleks nagu Eesti ajal omandanud siis insenerikutse. Ta alustas sellega, aga ta ei lõpetanud, sest tolle ajastul oli see ja ta ei olekski saanud seda teha. Ta kogu aeg ehitas tuletorne, kõik suved. Ta suutis ainult mingitel eksamisessioonidel osaleda ja temaga on veel see asi, et kui ta 1936. aastal võeti, siis juba ta võeti Tallinna Tehnikakõrgkooli võeti vastu. Aga noh, see jäi pooleli ja 36. aasta on veel sellepärast tal oluline, et ta 36. aastal Jaani kirikus kihlus ka oma tulevase abikaasaga, nii et kaks olulist sündmust, kihlumine ja siis, et sai ennast siis kõrgkooli üliõpilasena kirja panna, aga noh, see jäi pooleli. Ja siit edasi, need pildid on juba siis 40ndate lõpus, 47 ja siis 50ndate algus ja see on ka 1950. Ja Luigel oli ju see, et ta 41. aasta suvel pandi laeva peale ja viidi siit Venemaale koos teistega, nii et ta sattus sinal ütlemata häässe seltskonda, nii et tal vedas, sest oli küll ehituspataljonis, aga selles samas ehituspataljonis oli Gustav Ernesaks ja väga palju muid tüüpe ja nad rajasid seal Kaama jõe ääres kuskil siis nagu ütled, kraabihallide meeskoori, nii et aga hiljem, noh muidugi see asi enam nii lõbus ei olnud, aga see algus oli natuke positiivsem, nii et ta pääses seal ehitama, kuigi ta
minu arust ta seal toimetas hoopiski nihukese asjaga, et tegeles masinatraktorijaamas mingite traktoritega ja siis, aga noh, nagu see tolle ajal oli, et kas see, ta käest väga palju ei küsitud, kas sa traktorit tunned, ütles, et ma sõbral oli traktor ja sellest piisas. nii et siis oli hoopiski teine. aga siis, kui ta saabus jällegi Eestisse tagasi peale sõda ja ega ta siis nagu oli kord siht võetud, et tuleb see insenerikutse saada, siis kuskil 40ndate lõpus ta tõepoolest astus uuesti siis juba Tallinna Polütehnikumi ja tema õppejõuks oli siis Ottomar Madisson. seal oli veel väga palju teisi lugupeetud insenere, kes samal ajal ka siis tipis temaga käisid. ja ma nüüd ei ole päris kindel, millal ta selle diplomi sai, oli see 53 või 54, aga siis ta lõpuks sai siis, ütleme niimoodi, 50 aastate alguseks ta lõpuks sai selle ammuse unistuse täidetud, ta sai siis ehitusinseneri kõrgema diplomi, nii et sealt ja nüüd natukene tagasi mõningaid pilte ja sealt, et isiklikud mälestuskillud ka juba, et mitte veel 74. aastal, kus ta Ants Pärnaga nad tegid niisuguse eelmise meremuuseumi direktoriga tegid ühe sellise sõidu mööda siis Eesti rannikut, nii eelkõige Põhja-Eesti, samamoodi ka Saaremaa, Hiiumaa. käisid, vaatasid need vanad tuletornid üle. ma tean, meil on säilinud need mingis arhiivis, oma arhiivis paberid, et nad pidid väga palju taotlema, kuna need olid kõik piiritsoonid, tuli igale poole taotleda erilubasid. nii et aga noh, 74. aastal nad käisid, et see pilt mulle meeldis, et see, et ta ei olnud ju meremuuseumi töötaja, ta oli selline niisugune tubli noh, hää selles mõttes, kes aitas meid vägagi paljuski veel seda varasemat sidet luua, sest tema mäletas ju kõiki neid vanu tuletornevahte ja neid, kes osad ka veel olid ehitajad. ja siin ta ongi niisuguse 74. aastal juba niisuguse suhteliselt nagu kontrollija pilguga. ja edasi see pilt on juba tehtud siin päris all, on tema suvilas. et meil oli tava käia, kuna Armas Luige oli ka väga hea Eesti siis meresõprade ringi liige, mis meremuuseumi juures tegutses ta. ja siis mõningaid meid ta kutsus siis suvisel ajal, kui ta, mitte noh, suve lõpus ikka, kui olid juba rohkem ikka nagu sügise poole, kui olid juba koduveinid valminud, et siis ta midagi käis eelmistest aastast, siis me käisime tema juures Muuga suvilas külas, nii et see alumine pilt ongi siis Luige on selle ise pilli teinud, vasakus nurgas on tema abikaasa Linda ja sealt siis ülejäänud meremuuseum tema kõrval Bruno Pao ja siis Vaike Raudsepp, siis Katrin Sepalan, Reet Naber, siis samamoodi Katrin Soomägi, siis Tõnu Kask ja mina külitan seal ka. nii et see on siis 80ndate aastate, ma olin mõni aeg tagasi just meremuuseumisse saabunud ja kohe sattusin, see oligi võib-olla peale selle tuletorni näituse tegemist, kus ma siis esmakordselt puutusin kokku sellise üsna konkreetse härrasmehega, kes oli harjunud asju väga täpselt ajama, täpselt tähtaegades kinni pidama ja kui tehti mereleksikoni, siis mille lõppu ta kahjuks ei näinud, ta suri enne ära, et siis põhimõtteliselt temal olid oma artiklid juba tükk aega varem valmis kirjutatud, kui teised jõudsid mõtlema hakata selle peale. nii et ja siin on jällegi üks ammuste aegade meenutus veel, see on tegelikult põhimõtteliselt 1 aasta enne Armas Luige surma. see on aastal 1990, kui Meremuuseum pidas siis oma 5. teaduskonverentsi. siis igal teaduskonverents oli päeval, õhtul toimus pidu ja see pidu on siis Raekoja platsil restoranis Vana Toomas tehtud ja kes siin võin öelda, et siin on siis vasakul pool on oma tavalises kampsunis kogu aeg ring käiv arheoloog Vello Lõugas ja sealt edasi on purjesportlane ja Leonid Parašin, siis on Armas Luige ja veel üks väga tore mees, et siis kunagise merekooli õppejõu Russovi poeg Edmund Russov ehk Eedi, kes oli polüglott, kohutavalt hea joonistaja ja väga tubli meremees, nii et sellised mehed sattusid siis ühte lauda ja natukene veel, enne kui väga palju siin, kui on Jaan Vali oma
oma väga kapitaalse teose teinud ja siis Peeter Peetsalu on kirjutanud ja Eda Peet ja et kui mingitel hetkel pääses nagu see tuletorni teema sellise vooluna liikvele, siis omal ajal selle esimese otsa tegigi lahti siis Armas Luige. Kõigepealt ta hakkas pihta erinevate artiklitega rajoonilehtedes, mis niisugused lugusid avaldasid ja siis esimene raamat tuli tal 1974. aastal, osutus menukaks, siis ta natuke täiendas. See ei olnud, ütleme, mis raamat on, ikkagi brošüürikene ja selles mõttes 88 lehekülgi ja siis 1982. aastal tuli tal juba siis kordustrükk Eesti Raamatus ja see oli Sutsuke kopsakam, see oli 108 lehekülge. Aga kui me nüüd praegu mõtleme neid tiraaže, siis Armas Luige 82. aasta raamat ilmus tiraažis 17 000 eksemplari, nii et mõnel pool antikvariaatis võib-olla saab seda veel kätte ja leida. Ja Armas Luige Ex Libris, tema raamatutel, mis oli ju alati see Ex Libris ja see on üks väga udune halb pilt, piinlik näidata, aga see on tegelikult esimene tuletornide püsiekspositsiooni väljapanek Paks Margaretas ehk siis Pikk tänav 70 Meremuuseumi kõrvalhoones, õigemini vestibüülis. Nii et praeguseks ei ole sellest ju ammu mingit märke, sest Paks Margareta on ümber ehitatud ju ja uue ekspoga saanud. Ja siin on põhimõtteliselt viimased pildid, et need on siis, tegelikult 90 oli viimane ja see on siis 88. aastal Saaremaal Kuressaare lossihoobis nende mõrvatute mälestusmiitingul ja samamoodi ka see ja ongi kõik. Nii et 91. aastal ta lahkus meie hulgast. Ei olnudki ju tegelikult nii väga vana, arvestades sünniaastat 1910, aga eks see abikaas oli tal lahkunud mõne aasta varem, nii et eks see ka ikkagi muserdas. Aga samas võib öelda, et täpne, korrektne ja sellist härrasmehelikkust oli tema käest õppida küll ja veel. Kahjuks ei ole see kõik välja tulnud, aga nii on, et kõigil ei ole lihtsalt antud. Aga igal juhul nii on, et tema sai oma elutöö kenasti tehtud ja kokkuvõtvalt ise on ta öelnud, et ta on ehitanud siis, ta on olnud 30 tuletorni on ehitatud, millest vist oli 25 olid vist raudbetoon ja 15 oli tema oma projekteeritud ja 10 veel neid märke tuli veel juurde. Kusagile suurusjärk on selline, siin võib mõne numbriga eksisin, aga sinna kanti. Nii et ja enamus on neist kõik õnneks ka veel alles ja mõned on ka veel kenasti renoveeritud. Nii et aitäh teile. Ega ilma sokkineta siit minema ei lasta. Mulle ei sobibki jah, mul ei olegi sokke jalas jah. Aga tänud tulemast. Kas on küsimusi kellegil? Oli väga põhjalik, eks ju? Ehmatasin ära või? Ei, väga... Ma küsiks, kui ta nõukaajal seda raamatut välja hakkas andma, et kelle pool, kas ta siis lihtsalt pöördus kirjastuse poole, tahan välja anda või kuidas tollal... Kahjuks ei... ma arvan, et kuna seda välja andis Eesti Raamat, siis kuna Eesti Raamat andis selle välja, ju siis nende erinevate artiklite põhjal, mida ta oli siis nende rajoonilehtedes avaldanud, neid oli ilmatuma palju, nii et lõpuks ta pidi need rajoonilehtede artiklid kokku panema, ju sealt see ettepanek tuli. Aga kes tolle aastat mäletab, siis see teab, et midagi sellist välja anda, kus on pildid mere äärest, eriti mere ääres olevatest kivihoonetest, mida vaenlane pidi sissetungi korral kindlasti ära kasutama. Et ma mäletan seda ekspositsiooni tegemisestki, kus öeldi ka, et me jumala pärast ühtegi nihukest välja ei paneks ja kui oligi, siis Klavlitt, eks selline organisatsioon vaatas kõik need fotod ja tekstid üle, nii et eks see oli paras niisugune vaimu närimine, nii et ega millise plaani pidid ühe sisse saavad, paberid... ilmselt, aga see kõik, tema ei pidanud, see ei pidanud nagu selle peale väga palju mõtlema, ja ma arvan, et ega talle ka selle eest midagi ei makstud. See on nagu see asja teine pool.